tere tulemast vaatama Esiili nädalaraportit numbriga 33. Mina olen Tiit ja tegelen Esiilis sellega, et tarkvara tehnilised ülesanded saaks lahendatud võimalikult parimal viisil. Selles nädalaraportis käsitleme 3 teemat. Esiteks, sammud, mis me oleme astunud stabiilsuse ja kiiruse tagamiseks. Teiseks, kuidas lisada lao sissetulekule transpordi hind. Ja kolmandaks, osalemine EAS-i arenguprogrammis. Et Esiil toimiks stabiilsemalt ja kiiremini, on arendusmeeskond viimastel kuudel väga palju pingutanud selle nimel ja selleks oleme kogunud kasutajatelt infot, et neid probleeme lahendada, teinud erinevaid kaardistamisi ning uuemaid arendusi. Esimeseks suurimaks muutuseks võib tuua andmebaaside hajutamise, mis võimaldab klientide andmeid lugeda, salvestada ja varundada oluliselt kiiremini ja turvalisemalt. Teiseks näiteks võib tuua paralleelkasutuse, kus oleme teinud märkimisväärselt arendusi ning läbi selle saavutanud oluliselt stabiilsema lahenduse. Paralleelkasutus takistab mitmel kasutajal korraga sama dokumendi muutmist. Järgnevalt teemast, kuidas lisada transpordi hinda lao sissetulekule. Esiilis on selleks 2 võimalust. Lisada lao sissetulekule transporditeenuse artikkel või arvestada transpordi hind lao sissetuleku artiklitele juurde. Variant 1. Teenuse artikli lisamiseks avada artiklite register ning lisada uus artikkel transport. Tüübiks valida tavaline. Lisada transpordi hind lao sissetuleku jalusesse. Selliselt tehes arvestatakse transpordi hind võrdselt kõigi lao sissetulekul olevate artiklite vahel. Kui soovid täpsemat infot transpordi hinna arvestamise kohta, tutvu allpool toodud juhendiga või võta ühendust Esiili kasutajatoega support@esiil.com. EAS otsustas toetada Esiili arengut kasvuettevõtja arenguprogrammi kaudu. Sellest, mida antud projekti raames teeme, saate lugeda meie blogipostitusest Esiili kodulehelt. Sellised olid selle nädala teemad ja püsige lainel.